sõbrad, tasub endale arborist siiski külla kutsuda, kui teil on suured ja väärikas vanuses puud hoovi peal. Siin on siis hetkel tuule käes alla vandunud üks arukask ja näha, miks see nii juhtunud on, saate kohe teada. Aga selleks, et teie ei peaks samasuguse probleemi käes vaevlema nagu siin praegu meie klient siis täpsemalt, tuleks võtta ühendust kutsetunnistusega arboristiga, kes siis saaks teie puud üle vaadata, ära kaardistada ja vajaduse korral teid ka aidata. See arukask on justkui nagu korralik seeneraamat. Siin on peal ikka kõiki seeni, mis siis kase peal kasvavad. Ja alustades mustast pässikust, lõpetades tuletaela ja tuletaela põhjustatud siis valge mädanikuga. Näitan teile veel, et siin selles osas on olnud mõra. Näha on ka seda, et mõrast on mädanik sisse läinud. See on siis ristikiudu puu suhtes. Ja seetõttu on see haru ka tuulele alla andnud. Ja nüüd otsin teile veel ühte toredat asja. Siin all on nüüd näha veel üks mõra, mis jookseb siin kenasti sees. Risti siis puidu suhtes on näha. Ja ka siin, et ka siin nendes on mädanik sees. Tuletael siis lagundas kõiki puidukomponente, hemitsellululoos, tselluloos ja ligniin. Ja selle tulemuse tagajärjel on tekkinud siis valge mädanik, mida on siin siis kenasti ka näha. Ja kui puidukomponendid kõik on lagunenud selliselt ja kuna üleval siin oli ju ka üks haru, siis tuul puhus järjest siit poolt peale. Aga kuna siit poolt oli siis kõik lagundatud, aga alt poolt siis teine pool oli veel korralikult elastne ehk siis elus osa. Ja tuul puhus tekitas siia mõra sisse. Sellest ka see tume pind siin ja sellest mõrast ma näitan kohe lähemalt ka.
me lõikasime siit ju ennem pealt koore ära, et paljastuks lõpuks mõra tegelik olemus. Nii, ja siit mõrast siis mädanik läheb sisse ja selline tume pind siis vastu vaatab. Lõikasime ka tuletaelast siis ühe jupi välja koos puuga, näitamaks siis ka tema kahjustusulatust. Ma ei tea, kui palju siit nüüd näha on, aga puit on üsna pehme. Selline lugu. Ja lubasin ennem, lõikasime kohe ketta siis välja, mis natukene seletab asja. Näha on ta siis viljakeha puidu peal selline puravikulaadne. Esmapilgul justkui ei aimakski halba, aga nüüd, kui me vaatame seda ketast, siis me näeme, et ainult see osa siit, mis on siin, hoidnud teda koos. Ja siis on natukene siit ka veel elusat osa. Kõik see on ülipehme ja ütleks, et vägagi ohtlik. Nii, siin vahel me näeme, see on nagu keel on siin puidukihtide vahel. Selline lähemalt ka. Ja see on siis varases nooruses valge mädanik. Siin on näha. Lähemalt. Nii. Ja siis on näha pealt poolt puidukihtide vahel asetsev valge mädanik. Et mitu tegelinskit on siin puu küljes. See on nii pehme. Ja ebaharilikult kerge on see puutükk. Et näitan korra siit ka veel. Lükkan ta ümber. Alt ka näha. Nii. Ehk siis me vaatame seda rebenemise jälgi. Nii. Alt on mäda. Pealt on terve veel. See on siis elastne ja hoiab koos puud. Nüüd me vaatame külje pealt seda, et see on siis surnud puit. Siin on see, mis ma just ennem näitasin, valge mädanik. Ja ainus osa, mis puud koos hoidis, on siis siin, kus on näha, et siis puidukiud on teinud hästi tööd. Ja see siis hoidis kuni viimase hetkeni. Ja nagu ma ennem just seletasin, et see puu näeb välja nagu korralik seeneraamat.